Tere! Kuna ma olen koolipapa, siis ma räägin lühidalt ja räägin nii, nagu asjad päriselt on. See läbi hariduse teema nagu üles sai pandud on see, et ma olen koolidirektor olnud 25 aastat. Ja 25 aastat olen hoidnud inimeste, noorte, vaimset tervist nii terve kui vähegi võimalik on. Ja siis juhtus üks hull asi, et hakati inimesi korteritest välja tõstma. Sealhulgas ka minu õpilaste perekondi. Ja mitte välja tõstma, vaid tuleb auto ette, laetakse asjad peale, asjad pannakse tänava peale ja siis nägemist. Mina mõtlesin, et mis aeg see nüüd on, et kunagi tuli üks pikkade kummimantidega vennad tulid kohale ja siis viisid perekonna minema ja tõid 25 aasta pärast võib-olla tagasi see, kes ellu jäi. Et kuidagi väga naljakas oli. Ja siis hakkasime pihta. Kõigepealt kutsusime oma õpilased kohale, nende lapsevanemad kohale, tegime löögirühma, kes olid nõus hullu panema selles mõttes, et me ujusime vastu vett. Sellepärast meid hävitati hommikust õhtuni. Mina koolidirektorina sain lugematu arv ähvatuskirju nii ülevalt poolt, igalt poolt, kus vähegi võimalik oli. Aga kutid unnustasid ära, et Jääraga ja Tulipihvli aastal sündinud Jääraga pole nagu mõtet jamada, tähendab, et ta läheb nagu alustusest ja lõpuni. Ja niimoodi me läksime 40 kesi. Me saime kõikides Eesti kohtuastmetes saime vastuse, et mida te tahate, te olete lollid. Kõikides Eesti kohtuastmetes. Lõppkokkuvõttes advokaatiga võtsime, kõik inimesed panid oma raha, kokku kulus meil kogu selle protseduuri läbimiseks tolle aja kohta 220 000 Eesti krooni. Tollel ajal Eesti kroon maksis rohkem kui praegu euro. 200 000 inimesed panid alla sinna oma isiklikku raha. Ja nüüd 3 punkti vahele, me oleme usaldusriik, me oleme õigusriik, me kõik usaldame üksteist. Aga vaata, juba tollel ajal juhtus nii, et ma istusin Tallinnas lennuki peale ja kohtuasja, mis me saatsime Euroopa Liitu inimõiguste kohtusse, kohtuasja ma postitasin Stockholmi postkastis, mitte Tallinna Postimajas. Millegipärast usaldus oli nii suur. Ja see usaldus aina kasvab, näete, juba on 0-st läinud 13%-ni. Muudku kasvab. Iga päevaga. Ja lõppkokkuvõttes, mida ma tahan öelda, on see, et kallis Euroopa Liidus, kus me meeleheitlikult kummardame nende direktiivide eest, ehitame nende nõuandel propellereid, lõhume vesiveskeid, lõhume kõiki muid asju, lõhume haridust, kaotame lasteaedades soo. Meil ei ole lasteaias poisid tüdrukud. Meil on koolides WC-de peal ühesugused märgid. Te ei kujuta ette, mina küll ei kujuta ette, et kui kõrval preili tüdruk teeb oma asju ja mina seisan kõrval ja teen oma asju. Kus me oleme? Liberaalne maailm. Kuramus, kellele seda vaja on? Kellel on vaja liberaalset maailm? Me oleme metsarahvas, me oleme põhjarahvas, me oleme targad, meil on ainukene asi, mida me müüme, on meie ajud, meie tahtejõud ja meie tahe. Kui meil seda ei ole, siis järelikult pole mitte keegi. Me ei ole orjarahvas. Miks meist tahetakse teha orjarahvast? Oskar Luts kirjutas õigesti, ega Eesti inimesel pole rohkem vaja kui külakooli haridust. 4 klassi. Et oskab suurte kirjavigadega oma allkirja kirjutada. On ju? Rohkem pole vaja. Ülejäänud on juba privileeg. On nii või ole? Teie ei ole kooli inimesed, äkki ei puutu kokku õppekavadega. Õppekavad muutuvad juba selliseks, et tule taevas appi. Esimeses klassis lüüakse juba tildo lauale tüdrukutele ja õppige, kuidas moodi preservatiivi peale panna. Soliidne ju. Ja et kaugele näha, siis nagu eelkõneleja ütles, tuleb mets ümbertringi maha raiuda. Et on näha, mis naaberkülas toimub, on ju? Muidu eestlane tahtis nagu üksindust oma metsas elada ja oma jänest küttida ja oma toidulauda katta ja oma saunas istuda ja natukene eraklik värk, on ju. Aga selle kohta keegi on ära unustanud. Kas eestlast tohib vihaseks ajada? Õige!
Minu naine ütles ühele kutile, et kui Märdil lähevad silmavalged punaseks, siis on parem ära joosta. Ja ma loodan ja ma tean, et Eesti mehed ja Eesti naised on samasugused. Või ei ole? On. Ära aja mind vihaseks. On nii? On. Aga meid on alandatud. Meid on aetud vihaseks. Osa meie ühiskonnast on tähtsusetult alavääristatud. Nad on jäänud omandist ilma. Kunagi üks väga tähtis Tallinna tegelane tõmbas Sitsimäele punase joone. Ma ei saa, kuna ma olen Tallinna linnavolikogu liige, siis ma ei saa nimesi nimetada. Tõmbas Sitsimäele joone ja ütles nii, vaat sellest joonest allpool erastada ei tohi. Ainult oksjonite korras. Mis on üleval pool, seda erastas maffia. Tähendab, mina olen selle asjaga tuttav Koplis või Põhja-Tallinnas või Telliskopli poolsaarest alates 95. aastast. Kas te teate, mis oli 95. aastal kooli direktori kabinetis tööriistaks? Te vist ei oska ette kujutada. Pesapallikurigas. Ja see ei olnud mitte õpilaste jaoks. Aga see oli see aeg, kui võtta nüüd tagasi, siis ma olin poole noorem, eks ole. Siis sa olid ikka väge täis, praegu oled lihtsalt väge täis. Nii et kallid sõbrad, seltsimehed, ma just nimelt ütlesin seltsimehed, on üks väikene asi, et kukud käpuli, sa ei hakka vinguma. On üliraske, homme võib olla veel raskem. On üli ebaõiglane, kuskil on veel hullem. Kui sa näed hädas inimest, ma ei räägi mingi prohvetika kirikuõpetaja juttu, tähendab, et hädas inimest, mine appi. Kui sa näed, et mingi segane saega mürgeldab metsas, teata mingisse teatavse kohta, kas te olete kontrollinud seda või ei ole. Minu vanaisa pärandas minu isale Valgamaal 68 hektarit metsa. Pärandas ehk, tagastati või kuidas muidu öelda. Ja kui ma poole aasta pärast Valgamaale tagasi läksin, siis seda metsa enam ei olnud. Et keegi käis, meil on õigusriik ja lihtsalt võttis selle metsa ära. Ega mul on, kahjud on, aga mul ta pole kunagi olnud, ma ei oska öelda, kas on hea või halb, et see mets kadunud on. Aga ühte asja ma ei suuda mitte kellelegi andeks anda, et minu lastel ja lastelastel võeti maakodu võimalus ära. Tähendab järelikult meid, inimesed, palun vaadake enda sisse. Kui palju meis jõudu on, millised kannatust me suudame välja kannatada. Kunagi keegi ütles seda, et ei ole tähtis, kui kõvasti sa lüüa jõuad. On tähtis, millise matsu sa vastu võtad või millise matsu sa välja kannatad. Üks seltsimees rääkis ühel koosolekul, et noored on hakanud õudselt vara suitsetama. Ma küsisin ta käest vastu, et aga ütle mulle üks kord, kui sa ühel noorel, keda sa näed, et suitsetab, oled suitsu suust ära võtnud. Ütle mulle üks kord, see pole minu asi, see on munitsipaalpolitsei asi. Sorry, see inimene jalutage minema. Neid on siin terve teine korrus täis neid, kes niimoodi räägivad. Annavad seaduseandluse välja, mida pole mitte kellelegi vaja, ainult neile. Ja meie siis kuuletame, on ju. Mitte ainult meil ei jää muud üle ju. Milline kokkuvõte siis on, kallid sõbrad? Kaaskannatajad. Milline tulevik on siis? Mis te arvate koolist, kus kohas seisab klassi ees eelmine aasta lõpetanud gümnasist? Mis te arvate koolist, kus kohas ei ole õppeaineid? Mis te arvate koolist, kus kohas mingisugune ametnik ütleb nii, et reaalained on liiast, et need on ainult lollidele, et liitmine lahutama on kohutavalt keeruline, kõige keerulisem ülesanne on korrutustabel. Mis te ütlete ajalooõpetajale, kes valetab ajalugu? Mis te ütlete talle?
Mis te ütlete? Lähete lastevanemate koosolekule vanaemana, vanaisana, emana, isana, kuulate rahulikult käed laua peal, ütlete, jah, mu poeg on vist natukene laisk, jah, mu tütar on natukene laisk. Ta istub nutiseadmetes kogu aeg. Aga miks ta istub nutiseadmetes? Sest õpetaja on igav. Ma ei aja jama. Õpetaja on igav. Tulge minu tundi, mitte kellelgi pole mobiiltelefoni käes. Mida meil on müüa? Ma kutsun veel kord ülesse. Mille poolest terve maailm, ka suur Venemaa NSV Liit kartis eestlasi ja soomlasi? Mille pärast? Et neid kuradeid ei olnud võimalik võita. Ja neid kuradeid ei olnud võimalik murda. Ma kutsun teid ülesse. Rääkige sõpradele, rääkige naabritele. Rääkige. Hommikust õhtuni rääkige sellest, et kui tugevad me oleme ja me saame kõikide asjadega hakkama. Räägime seda, et tähendab, et arvuti on abivahend. Arvuti ei ole hääletamisvahend. Ta on abivahend. Arvuti teeb seda tööd, mida sina ei viitsi teha. Rääkige seda. Võtke jalad kõhu alt välja, minge hääletamispäeval hääletama. Öelge oma sõna välja. Ärge kartke, hea küll te võite vasta laksu saada sisse, saate laksu sisse. No ja mis siis? Homme on jälle parem. Saate täna laksu sisse, no ja mis siis? Kui sa täna vastu ei anna, siis sa oled tugev. Sellepärast kõige lihtsam on kohe vastu põrutada. Vastu põrutada pole vaja, sellepärast sa mõtle üks päev. Järgmine päev sa lööd juba täpselt sinna, kuhu vaja. Ole tark, ära ole joodik. Ära lase ennast võnitada mingisuguste narkootikumidega, mingisuguste kohutava koguse viinaga. See ei aita mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi. Ma võin enda puhul öelda, ma pole 34 aastat isegi mitte konjaki kommi söönud ja kuradi põnev on elada. Päris ausalt. Ja kokkuvõtteks ma võin öelda, väga raske on kõike seda janti kaine peaga pealt vaadata. Aitäh teile. Sults, et me ikka abituks ei jääks. Abitutele seltsimeestele ma juttu üldse ei ajakski. Väga õige. Aitäh sulle. Üks asi mul jäi ütlemata, kuna öeldi abituks, tähendab, et palun saatke oma lapselapsed ja lapsed minu kooli. Nendest tulevad seal normaalsed Eesti kodanikud välja. See ei ole mitte kooli reklaam. Neid seal ei piinata, neid seal ei ahistata, neid seal üks kõnnib üle platsi praegu. Nii et palun. Paneme ka järjekorra valmis siis. Teeme nii. Aitäh, Märt. Miks sa ärgitad mind rääkima seda teemat? 2 põlvkonda niikuinii nässus juba. Tähendab, meie asi on praegu päästa ära 3. põlvkond. Tähendab, 2 põlvkond on juba natukene juba nässusega. Ütleme, mitte nässus, vaid väga mugandatud. No, ma ei hakka rääkima. Ma tahtsin praegu väga rumalast öelda, aga ma ei ütle. Aitäh. Aga olge tugevad. Ja vägi on meiega. Elagu Eesti! Elagu Eesti!